25. mai, 4. päeva algus. Tulin öördilt nüüd ära, hakkasin edasi liikuma. Kõige ebameeldivam öö, hästi külm oli. Pluss hästi kõva oli magada, nii et kogu aeg ärkasin üles selle peale, kas siis külma peale või selle õlg või käsi surnud. Siit nüüd edasi, täna suht lühike päev, kas mingi 10 kilomeetrit. Siit natuke veel minna, siit läbi Võsa, siis Uia oja, Sandra jõgi ja siis tulengi sinna välja varsti sinna Kuusekäära juures, mis on see ametlik laagriplats, et sinna ma jään täna, et homme siis üle Kuresoo. Nii et ilm on ilus, tõenäoliselt saab jälle suht palav olema. Tulin sama marsruut nagu 2011, lootsin, et sealt saab üle, sest siin see siht hüppab teisel pool üle, aga sealt ei pääsenud. 2011 tulin siit truubist üle. Vahepealse aastatega on see truub ka peaaegu juba ära läinud, et siit saab praegu üle. Ja karu jäljed ka. Ja 2011 oli plaan siit otse minna, aga siis oli siin hästi palju vett ja ma eeldan, et ka see aasta, nii et lähen siit edasi ja siis Sandra juurde. See on siis tänase päeva kõige keerulisem osa vast. See Uia oja läheb Sandra jõkke ja Sandra jõe ääres on need luhad, mida mööda saab minna. Aga seal nurgas, nagu selle oja ja jõe nurga osa on niisugune hästi võsa ja räga. Ja seal on vesi ka. Nii et ma üritan minna kaarega, üritan sealt mööda minna, aga isegi see vähem võsasem koht on selline suhked puud. Nii et üritan siit edasi minna. Nüüd ma olen siis siin nurga peal. Kell on siit nüüd edasi ja mingi hetk saab siit keerata läbi metsa ja siis ma tulen siia nende luhtade peale välja. Tulin välja Sandra jõe äärde. On Sandra jõgi, jah. Peaks olema Sandra jõgi. Ja tulin siia. Siin olen praegu. Siin on see
seekene salasopp ja sealt läheb siis edasi. Siit panen nüüd edasi ja siis järgmine punkt ongi Pikeseda ja siis on see vana koolimaja. Et mis sellest nüüd järgi on, et mina käisin, siis oli juba katusesse kukkunud. Ja siis õhtuks on laagriplatsi. Sandra talu ehk siis endine Sandra neljaklassiline algkool. Kõigepealt oli see Sandra talu, siis peale sõda pererahvas küüditati ja tühjaks jäänud siis taluhoonesse asutati 1946 kohalikele lastele siis kool. Kunagi oli selle kooli kohta suht hea infoleht netis, aga see on kahjuks kadunud ja millegipärast on maha võetud. Nii palju kui ma sealt mäletan, kooli peale oli üks õpetaja, kes siis oli siis direktorist kuni siis mis iganes vaja oli teha. Ajad olid rasked, kooli inventar oli praktiliselt olematu, ma mäletan, et oli mingi aasta kohta inventari leht, kus oli kogu kooli vara oli stiilis, et 2 tooli ja kirjutusmasin. Õpilased olid reeglina kohal, elasid siis ööbisid koha peal, nii-öelda internaat. Elektrit majas ei olnud, ajad olid suht keerulised, hästi palju oli näiteks hunte ja ka näiteks kahtlast rahvast liikus metsas. Ja siis kool toimis siis kuni 1958, kuigi iga allikas annab eri numbri selle koha pealt, nii et aasta siia ja sinna. Siis oli jäänud õpilased nii väheseks, et kool suleti, et järgi jäänud õpilased siis suunati teistesse koolidesse ringi. 2010 aasta piltide peale veel maja püsti, 2011 kevad, kui ma siit läbi tulin, siis oli juba maja läänepoolne ots kokku vajunud. Ja ka 2010 detsember teatavasti oli ju lumetorm Monika, nii et tõenäoliselt sinna nahka see maja läks, nii et hetkel on idapoolne maja külg veel püsti, aga eks mõned aastad veel ja siis läheb ka see. Hirmsalt tahaks öelda, et siin oli eelmine kord, kui ma käisin 2011, oli siin silt juures, vana looduskaitse silt ja vist oli Sandra tamm. Aga ma ei ole kindel, võib-olla on silt läinud, aga võib-olla on ka mõni teine tamm, kuigi ma ei näe siin praegu. See tamm on hoopis seal. Ma ei hakka siit minema, aga silt on siit näha. Puu taga on silt. Huvitav, seal on midagi üleval. Ma näen, seal on midagi üleval. Mingi platvorm või oleks nagu laudades mingi asi. Selline mastik. Seal on see kurv, selle järgi ma saan ennast paika panna kaardil. Aga 2011 ma siit läksin, tükk aega otsisin, aga lõpuks leidsin selle tee otsa. Tuulemurd oli ees, aga see oli ikkagi leitav lõpuks, et loodetavasti on ikka. Karujäljed.
päris mingi mõõduga ja suht värsket tunduvad ka. Niivõrd kuivõrd jah. Nii et jalad enam-vähem terved. Ketsin vett homseks. Tegin inventuuri mälukaarte kohta, palju mul veel ruumi on. Siin on näha, kuidas ma akuga laen GoPro'd. Auto USB laadia ja siis on aku kruvikeere aku ja siis saab ka niimoodi. Nii et mul on täna sai üks siis täis, üks 16 gigane, üks 16 läks sisse, üks on veel varuks, pluss veel üks 32 gigane on veel, nii et neid jätkub, et sellega on korras. Telgi panin üles. Mäletan, et eelmine kord, kui ma siin olin, siis oli hästi kehva magada, siis hästi künklik maastik oli, hästi kõva ja künklik maastik. Nii et loodetavasti on seekord parem. Ja homme siis üle Kuresoo ja Toonojale, nii et homme siis üle rabaületus ja suht raske päev.